siia töökotta, mis on see esimene asi, mida auto puhul vaadatakse? No, kõigepealt vaatame väljast auto üle, ei oleks nagu värvikahjustusi, klaasid, tuled, väljed, salong, istmed, roolinupud, asjad, et kõik nagu töötaksid. Siis teine asi on see, et tõstame auto üles, vaatame alt üle, veermik, piduriklotsid, õlilekked, niisugused elementaarsed asjad. Kui on autos olemas hooldusraamat, vaatame hoolderaamatu seisukorda, kas on täidetud, mitte. Siis vaatame tal veakoodid ära, kas on süsteemis mingid vigu, siis vaatame tal, mis tal autol peal on. Paljud inimesed ei tea, mis nendel nõnda nimetatud autos üldse, mis võimalused on. Selle prindime välja, teeme proovisõidu ja põhimõtteliselt kõik. Kui pikalt selline täiskontroll aega võtab? Täiskontroll võtab kuskil 1,5 tundi aega. Mida üldse hooldusraamatus täpselt näha? No allkirjadega on nagu selline asi, et me oleme kohand, kellel on pikk hooldusajalugu, et allkirjad on ühed ja samad kogu aeg. No, põhimõtteliselt viitab sellele, et 5 või 6 aastat üks inimene konstantselt selle sama autoga nagu reaalselt ei saa tegeleda, et võib ka mingid teised allkirjad olla. Hoolderaamatus on väga oluline tagumine pitsat, kus on siis peale pandud nõndanimetatud Volvo tehasest, milline see autotüüp on, millal ta põhimõtteliselt on väljastatud, kerenumber ja kes on selle auto müünud. Paljudel juhtudel sellist lehte siin taga ei ole, see viitab sellele, et seda hoolderaamatud on võltsitud. Jõudsime nüüd mootori juurde ja mis siin all on? No, mis siin ikka on? Põhimõtteliselt mootor nagu mootor ikka. Vaatame elementaarsed asjad üle, vedelikud, vaatame, et normis oleks hammasrihv vahetatud. Enamus juhtudel need läbisõidud kipuvad olema suured. Me lihtsalt kontrollime selliselt, et sellisel mootoril on esimene asi, nagu on meil Volvo tehase poolt aktsepteeritud rihmavahetusklepekas on siin peal, mida võiks nagu usaldada. Mõnikord teda ka petetakse. Et selles veenduda, siis me võtame siit selle mootorikatte ära ja kiikame siia hammasrihma alla, sõltub mootorist. No, niimoodi välimuselt, et suured praod ei oleks sees. See viitab, et see rihm on vahetatud. Me oleme auto all, siin ei oska meie väga palju midagi vaadata. No, põhimõtteliselt vaatame autol veermiku üle, et mingisugused lõtke asja ei ole. Vaatame õlilekked üle ja katsume vaadata, kas auto on avarii teinud või mitte, et enamus juhtudel jälgime siin karbi ääre pealt, et siin ei oleks nõndanimetatud kinnitusjälgi, pingijälgi, et mõnikord on siin niisugused nagu suured, põhimõtteliselt on tegemata, et siis nagu viitab sellele, et auto oleks nagu avarii teinud. Esimene osa, et kuidas see stange ehitus siin on, et kas siin on nõndanimetatud poldid ära vahetatud või mingisugused jubinad, et oleks konkreetselt mingi vihje. Siin sellel sõiduvahendil nagu tundub, et ei ole seda tehtud. No, meie autoülevaatus on nüüd ütleme niimoodi, et enam-vähem tehtud, aga võib-olla tekib ka küsimus, miks peaks üldse esindus tulema, et võiks kuskil nurga taga ära teha? Põhimõtteliselt esindusega on selline asi, et meil on olemas teatud Volvo tehase poolt atesteeritud eraldi programmid, mida mujal ettevõtetes ei ole, mida me kasutame, et mis on meie tööalaks lihtsalt vajalikud, et sellepärast lihtsalt on see esinduse asi parem, võib-olla lihtsalt teine asi on see, et pikaajaliselt on Volvodega tegeletud, et kogemus on ka see, mis on tähtis meie jaoks põhimõtteliselt ja kliendi jaoks. Üldiselt on selle ostuelse kontrolli hind on meie majas 75 €. Et ma arvan, et selliste kallite sõiduvahendite puhul see 75 € on suhteliselt normaalne hind. Pooleteist tunniga üldiselt näeb ikkagi autol päris palju asju ära. Nii veakoodid, veermik, kere, ükskõik mida, et mis töötab, mis ei tööta. Ja võib öelda, et siin näeb tõesti auto sisse, mitte ainult nii-öelda visuaalset vaatlust, aga see samune Volvo S80, mida me selle auto kokkuvõtteks võime öelda? Tundub, et on normaalne sõiduvahend, et alati peab arvestama sellega, et igal asjal on varjatud vigastused, mida me ei näe, et me ei saa olla teatud asjades kindel, aga välimuselt ja
sõiduomadustelt paistab, et kõik on okei. No sellise uhke ja tegelikult üsna kalli auto puhul, kui suur võiks olla see läbisõit, mis hetkest peaks mõtlema, et nüüd peaks tõesti võib-olla romuluukse taha sõitma ja auto ära andma? No see kõik sõltub nüüd nõndanimetatud omanikust, kes selle autoga sõidab ja mismoodi teda hooldatakse. Kui hooldatakse seda margi esinduses, siis peaks ikkagi arvestama kuskil 600–700 000, need autod ikka kestavad päris kaua.